Tervist sõbrad, see on Karjase kohvi saade, minu nimi on Janno Peensalu ja vastavalt siis saate nimele joome ka siin tõesti kohvi. Ma loodan, et sul on ka midagi head seal tassis. Ja me räägime täna pimedast mehest, kes nägi rohkem kui nägijad. Ja ma tahan lugeda Luuke evangeeliumist üles tähendust selle pimeda mehe tervenemisest, mida kajastavad ära ka teised evangelistid nagu Markus ja Matteus vastavalt siis 20. ja 10. peatükis, Markus 10., Matteus 20. Matteus räägib seal tegelikult kahest pimedast, mis ei välista, et tõepoolest oli seal rohkem pimedaid ja Markus ka toob välja selle mehe nime Bartimeus, Timeuse poeg Bartimeus. Aga me loeme Luuke evangeeliumis seda lugu lähemalt, kus 35. salmist 18. peatükis öeldakse, et kui Jeesus Jeerikole lähenes, istus üks pime mees tee ääres ja kerjas. Pimedaks jäämine oli tollel ajal üks väga tavalisi haigusi, silmahaigusi. Oli see siis Lähis-Ida erepäike ja silmaprillide puudumine või kärbsed, mis kandsid infektsiooni, mis põhjustas silmades põletikke ja lõppeks võis see tuua pimedaks jäämist või lihtsalt tavalised, ka tänapäeval teada-tuntud silmahaigused, mis võisid põhjustada pimedaks jäämist. Üks suurimaid nendest oli ilmselt kae, mida tänapäeval ka opereeritakse, aga tollal mitte. Nii et siin on see mees jäänud pimedaks. Nüüd pimedaks jäämine automaatselt tähendas ju seda, et inimene jäi sõltuvaks teistest oma elatise teenimisel, oma toidu hankimisel. Pime ei saanud ju karja kasvatada või põldu harida. Ta sõltus söögi saamisest ja elupinnast kellegist teisest. Nii et see oli vägagi masendav konditsioon. Loomulikult lisaks nägemise kaotamisele veel see sotsiaalne stigma, mis sellega kaasa tuli, et inimene ei täida oma kohustusi ja keegi teine peab tema eest nüüd hoolt kandma ja lisaks sellele peeti ju seda ka veel nagu Jumala karistuseks patu pärast. Johannes evangeelium räägib sellest, kuidas oli seal pimedana sündinud mees ja jüngrid küsisid, et kas on tema pattu teinud või tema vanemad, et ta on sündinud pimedana ja Jeesus ütles muidugi, et ei ole ei tema teinud, ei ta oli alles ema üsas, kui see juhtus, ta ei jõudnud veel pattu teha või tema vanemad. Nii et kõik see stigma lisaks, see häbi, see hülgamine, see elu, mida siis tuli neil elada, oli mitmes mõttes, mitmel tasandil väga keeruline, väga raske. Ja pime siis kas toodi või ta oskas ise tulla sellisesse kohta, kus oli palju rahvast, lootusega, et seal inimesed, kes läksid temast mööda, nägid tema olukorda ja loodetavasti toetasid teda rahaliselt. Ja siin ka see mees toodi või tuli siis Jeeriko linna väravate juurde. Muidugi pimedad olid ka turgudel, kui oli Jeruusalemmas suured pidustused, toodi pimedad sinna või nad tulid teatud kohtadesse. Jällegi lootusega, et palju rahvast tähendas loodetavasti ka selliseid südamehoiakuid, kellel oli kaastundmust ja halastust nende peale. Ja siin see pime istub seal linna väravas ja lihtsalt ootab. Nüüd inimese nägemise võimet töötleb see ajuosa, mida nimetatakse visuaalne korteks, meie kuklas siin, ja kuigi meie silmad on hoopis teispool pead, siis see signaal, elektriline signaal, mis silmast tuleb, muudetakse siin ajus üheks pildiks ja tänu sellele, et aju töötleb seda signaali, me üldse näeme nii, nagu me näeme. Ja sellepärast, kui see ajuosa saab kahjustada näiteks ja silmad võivad olla perfektselt korras ja terved, näiteks üks noormees, kellest ma kuulsin või nägin seda telesaates, et teda tulistati ja kuul läbistas kukla, jäi ajusse sisse, nad ei opereerinud seda kuuli sealt välja. Ja muidugi tema käimine, liikumine, kõik koordinatsioon oli pikka aega häiritud, aga siis
hakkas see paranema ja taastuma, aga seal saates oli juttu, et tema nägemine on jätkuvalt vilets. Ja põhjus sellepärast, et kuul läbistas selle visuaalkorteksti, selle osa, mis ajus tegeleb nägemisega. Aga kui inimene on sündinud pimedana või jäänud pimedaks, siis see osa ajust, mis tegeles nägemisega, võtab ka üle pigem kuulmise ja kompamise info töötlemise. Seega pimedad kuulevad palju paremini ja nende võime kombata on palju parem. Ja nii, et see mees ka istub seal linna värava juures ja suurem osa tema päevast kulub sellele, et kuulata helisid, kuulata hääli. Sammud tulevad, lähevad, ilmselt ta kuulis ka, kui keegi viskas ühe mündikese tema mütsi sisse või mis iganes tal oli, kuhu ta kogus neid annetusi. Aga nüüd siit edasi me loeme, et sellel päeval, kui ta seal on, ta kuuleb, et rahvas läheb mööda. Ja ilmselgelt ta tajus, et see on nagu mingi teistmoodi kamp siin, ta kuulis nende vestlusi, nende arutelusid ja me teame, et tegelikult see on Jeesus ja tema punt või järgijad, tema jüngrid, seal on hulga muud rahvas, seal on niisugune paras rahvahulk, kes läheb mööda, nad arutlevad ilmselt asjade üle, mis on seotud kõik sellega, mis neile on juhtunud, seal on ootus, seal on põnevust, aga ta kuuleb seda punti mööda minemas, tajub, et see on mingi teistmoodi seltskond, ta ei kuule seal vandesõnu või teatud hoiakuid ja suhtumisi ja küsib, mis see peaks olema ja talle teatati 37 salm, Jeesus, Naatsaretlane, läheb mööda. Huvitav, siin ei öelda, et Jeesus, Naatsaretlane, tuleb sinu suunas pime, ole valmis, vaid öeldakse, et Jeesus läheb mööda. Ja see on huvitav lihtsalt selles võtmes, et Jumal ei ole liigutatud kõigist maailma vajadustest, mis maailmas on. Oleks see nii, siis kõik oleks lahendatud. Meil on tohutu hulk vajadusi meie ümber. Meil on vajadus tervenemiste järgi. Meil on vajadus rahu järgi, suhete taastamise järgi, finantsimede järgi. Maailm on täis vajadusi. Igaüks, kes mind täna siin kuulab, ma garanteerin, sul on vajadusi. Sul on hunnik vajadusi, sinu perel on vajadusi. Maailm on täis vajadusi. Rahvused vajavad, näiteks Ukraina-Venemaa konfliktis on vaja rahu täna. Maailm on täis vajadusi. Ja kui see pime mees oli Jeesust appi hüüdnud, siis me loeme siit salmist 39 selle peale. Mööda minejad sõitlesid teda, et ta vait jääks. Kas pole huvitav? See on ju seesama kamp, kes järgib Jeesust. Nad on Jeesuse kambas, Jeesuse järgijad. Ja ometi neid häirib see, et keegi püüab tungida nende heasse osasse sisse. Nad ütlevad pimedal mehele, pole vait, ära sega meie staatuskood. Meil on siin mõnus mugavuse tsoon, meil on hea olla, meil on meie väike mõnus punt siin ja mida sa siin häirid meie rahu. Mille peale pime mees aga karjus palju rohkem, üteldes Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja me loeme salm 40, Jeesus jäi seisma. Vau. See on huvitav, kuidas pime kutsub Jeesust. Ta nimetab teda Taaveti pojaks. Me teame, et mõningad variserid tulid Jeesuse juurde, ütlesid õpetaja, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud. Mõned teised nimetasid teda rabiks, mõni kutsus teda isandaks. Aga siin see pime mees kutsus teda Taaveti pojaks, mis on ilmselge tähis sellest, et pime mees uskus, et tegemist on Messiaga. Jumala sõnas Vanas Testamendis tõotatud ja lubatud Messia kohale jõudmisega. Jeesuse ümber oli palju rahvast. Mõned tema jüngrid alguses isegi ei mõistnud ära, et ta on Messias. Hiljem me loeme seal, kuidas Peetrus ütleb, et sina oled Messias, elava Jumala poeg, sina oled Kristus, kreeka keeles tuleb see sõna, eks ole. Jeesus ütleb, liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, või minu isa taevas. Aga siin on veel üks mees, kellele isa taevast on ilmutanud, et see imetegija mees ei ole lihtsalt imetegija või lihtsalt hea mees, aga tema on Messias, tema on Kristus, tema on see võitu, tema on võitud selle vägeva võidmisega lasta, seotud vabaks, haiget teha terveks,
äratada üles surnud, pimedate silmad avama. See, mida Jesajas Jeesus ise kasutab seal, kui ta loeb Jesaja raamatut Luuka 4. kui sünagoogis ta püsti tõuseb, mida Jumal on võidnud teda tegema. Ja see pime mees uskus oma südames, hoolimata sellest, et oma silmadega ei olnud piibliteksti näinud, aga ta uskus, et see mees Jeesus on Kristus, Messias, võitud Jumala väega. Nii nagu Apostlite tegude raamat ütleb, et ta käis ringi, tegi head ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ja see pime mees nägi seda, uskus seda ja Jeesus jäi seisma. Ja käskis teda talutada enese juurde ja kui ta ligidale jõudis, küsis ta temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ma mõtlen, see on auline küsimus, kui Jumal küsib ühe inimese käest, mida sina tahad, et ma sulle teeksin. Me kõik tahame järgida Jumala tahet ja plaani ja eesmärke, aga siin Jumal küsib inimese käest, mida sina tahad. Ja mulle meeldib see, et palves meil on see privileeg ja eelisõigus tuua Jumal ette oma igatsused, ka oma unistused, oma soovid. Ja lõppeks, me kõik tahame Jumala plaani toimumist ja laias plaanis see oligi Jumala plaan, sest ta tuli tervendama, tuli avama pimedate silmi. Aga see näitab meile, et Jumalale läheb korda sinu asjad, sinu soovid, sinu igatsused. Ja ta küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin, ja loomulikult pime mees kõige enam tahtis ju nägemist, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on sind aidanud. Sõber, sinu usk võib sind aidata. Jumalale läheb korda meie usk. Ja piibel ütleb, et usk tuleb kuuldus, kuuldu tuleb Kristuse sõnast või Jumala sõnast. Ja mitmed inimesed, kes tulid Jeesuse juurde, Jeesus kommenteeris, et nende usk oli neid aidanud. Me kõik teame, et see oli Jumala üleloomulik vägi, mis tervendas need inimesed ja mis avas ka selle pimeda silmad. Me ei tea, mis see probleem oli. Võib-olla see oli silmanärvi kärbumine, võib-olla see oli silmapõhjade atrofeerumine. Et see võis olla mingisugune parandamatu silmahaigus. Aga Jumala üleloomulik vägi voolas Jeesusest ja tervendas selle mehe. Ometi Jeesus pani selle rõhuasetuse selle mehe usule. Ta ütlen, minu vägi on sind terveks teinud, mis on tegelikult ju tõde. Ta ütles, sinu usk on sind aidanud. Teisisõnu, sinu usk tõmbas selle väe minust välja. Jeesus oli minemas oma missiooniga, ta oli minemas sinna linna sisse. Ta ei isegi reageerinud selle esimesele hüüdele, paljud hüüdsid teda. Aga kui lõppeks pime mees Jeesuse tähelepanu sai, siis Jeesus pani tähele selle mehe usku. Ja sõbrad, Jumal näeb meie usku. Ja usk on kallis asi. Jeesus ütles, kui ma tulen tagasi, kas ma leian usku maa pealt. Usk on see, mis võtab vastu Jumala tõotused, mis usub, et Jumal on hea, mis jätkab otsimaks Jumalat siis ka, kui on keerulised ajad, mis jätkab edasi minemaks, kui vastuseisen ja takistused on sinu teel. See oli see, mis pani selle pimeda mehe edasi minema. Ja üks evangelistidest ütleb meile Markus, et see pime mees viskas oma kuue seljast enne, kui ta Jeesuse juurde läks. Kui ta läks Jeesuse suunas, ta ei olnud veel terveks saanud, ta ei olnud veel nägija, aga ta viskas ära kuue. Tolle ajal Iisraelis olid spetsiifilised kuued, mis märgistasid pimedaid, et ülejäänud kogukond, ühiskond näeks ja teaks, et need on need inimesed, kes vajavad abi, olla arvestav nende suhtes. Aga see mees, pime mees ütles, kui ma jõuan Jeesuse juurde, siis ma ei vaja seda kuube enam. Ja ta viskas selle kuue ära. See usk avaldus või ilmutas ennast tema sõnavaras, tema tegudes, tema hoiakus, et oli järjekindel. Ja see usk Jeesusesse tõi selle ime tema jaoks. Ja sõbrad, Jumal on see sama ime tegija täna. Tema vägi ei ole lahtunud. Seesama võidmine voolab jätkuvalt. Sinu ja minu osa on uskuda temasse.
tema headusesse, tema tõotustesse, tema sõnasse, et seesama Messias, kes kõndis seal Galilea järve ääres nendel radadel, on seesama imetegija, tervendaja täna. Ja kui sa näed, et ta on rohkem kui puussepp, et ta on võitud Kristus, võitud püha vaimu väega, ta on tervendaja, vabastaja, päästja, siis seesama tervendav, vabastav vägi voolab ka meie jaoks, meie usu läbi, sest Jumal on seesama ja olgu meie usk samasugune, nagu oli sellel pimedal mehel.